tere, teate, kus me oleme praegu Põlvamaal. Me oleme Põlvamaal, me sõitsime tangiga, ma ütlesin tangile, kuidas lähme käime Vassekuustest läbi, siuke koht, et vana Vassekuuste kool mulle meenub kaugelt, et seal justkui oli mingisugune spordiväljak. Ja nüüd me olemegi siin ja sõitsime mööda, vaatasime, opa, tegelikult on olemas kõik, mis vaja, siin on kurvisaal, siin on jalkaväljak ja jällegi ma pean kurbusega ütlema, et kõik tingimused on loodud, keda ei ole, on lapsed. Koolivaheaeg juba käib tegelikult ja see selleks, aga vaatame üle, mis meil muide, siin on üks, ma ei tea, kas tank suudad seda nagu näidata, mingid konksud on seal üleval, ma ei tea, kas siin on mingid suured kiiged olnud või et redel, noh, ütleme nii, et sellistes väikestes kohtades on nagu sellised asjad nagu võimalikud. Et no mis te nagu arvate, kui kuskil linnas oleks selline redel, on ju, kui palju lapsi siit nagu alla, need nutilapsed sajavad siit ju kõik alla. Et samas näete, väikestes valdades on selline asi võimalik ja ma ei tea, ronid sinna ülesse ja siis ma ei teagi, mis sa seal üleval teed, aga selline võimalus on. Ma tõesti, sõbrad, jään vastuse võlgu, ma ei tea, mis siin varem on olnud. Aga vaatame edasi. Alguses tank ütles mulle, et vaatame kõigi need masinad üle, siis teeme saate. Mõtlesin, et aga jällegi vaata, siin on sammal on peale tulnud juba, sammal on peale kasvanud, mis jällegi on selline hea näide, et on vald on vaeva näinud, ehitanud, paar aktivisti on jauranud, et meil on vaja neid. Ma arvan, et see on kõhulihase pink. Ta tundub, et on kõhulihas. See on ja tagasi üles ja sõbrad, ma ütlen, ma ei hakka särki seljast võtma, ma juba tunnen, kuidas mu kõhulihas on praegu ikka oluliselt paremas vormis kui ma tippaegadel. Ta on ebamugav, aga harjutused ei peagi olema alati mugavad. Siia jällegi on hea, kui sa mingi katte ise kaasa võtad, mingi teki või asja, siis tegelikult kõhulihas saab nagu teha. Mina ausalt öeldes teeksin vähe mugavamaid harjutusi, aga kui see pink on siia pandud, las ta siis olla. Nii, sadul on, ma istun siia sadula peale, vaatame järgmist asja, nüüd ma siit, okei. Kuule, aga tead, kus juures on niimoodi, et vot see osa, ma tunnen seda seljavenitust siin päris korralikult ja ma tõmban nüüd kätega ja tagasi. Vot see osa on minu arust selle harjutuse võti ja tõesti, tegelikult müts maha, ma ütlen, et selle peal teha, paned siia näiteks mingisugune, no mis paneks mingisugust anneveskit. Jätke võtmed välja poole, kui te lahkute. Sul on klapid peas, kuulad laulu, naudid nostalgiat, vaatad kaugusse, igavikku, oled oma mõtetes kuskil ja lihtsalt teed. Ja kui sa siit lõpuks maha tuled, sul on kuulanud ära mingisugune 3-4 anneveski hittis, selg on lai, sa lähed nagu metsi ja poeksid, kõnnid minema, nagu karujõmm astud siit välja. Et iseenesest tegelikult päris huvitav harjutus. Ja jällegi see sama mõte, mida me edasi kanname, et leia neid erinevaid variante. Et ära jaura, mul ei ole midagi teha, näed, mis ma selle pingiga. Mina ütlen, et selle pingiga saab tegelikult päris ägeda töö ära teha. Nii, vot, rööbaspuud, Kambjas näiteks nii kitsaid rööbaspuid ei olnud. Mis asja, Kambjas? Ja kui mul oleks rööbaspuud koduhoovis, ma arvan, et ma teeksin rööbaspuud 1, 2, 3 ja nii edasi. Et ma teeksin rööbaspuud kindlasti iga päev oluliselt rohkem, käe tagaosa, rinnalihas, kõik väga hästi töötab. No nii, selg. No jällegi vaata, masinad on siuksed sammaldunud, see tähendab ikkagi seda, et ega väga suurt kasutust nendel ei ole ja vaatame üle. No ma ei tea, sealt poolt on vist parem valgus. Need tunduvad, et nad on, nii vaatame, nii jalad ütte. Kuule, aga töötab ka väga hästi ja siin on jällegi see seljanurk. See tuleb nagu eestpoolt ja tegelikult venitab selga päris hästi. Et jällegi, miks mitte, et selle masina puhul on jällegi päris palju sõltub sellest, kui palju sa kaalud. Ja kui sa tahad kergemalt, oletame, et ma olen selline natuke priskem poiss, ütleme 130 kilo, siis ma võin jalad maas hoida. Ja seljavenitus iseenesest toimub nagu nii. Hopp,
ja tagasi. Et väga hea, jällegi, kui sul nagu elad siin läheduses, lihtsalt tahad mingisugust elementaarset liikumist, väga äge. Vaatame edasi, mis siin, siin on stepper. Siin on veel stepper. Ma vaatan korra huvi pärast, kuidas see stepper liigub. Siin on kindlasti mingi ämblik tuli, see toru seest, ma võtsin kinni mingi torust, mingi ämblik tahtis mulle ka mingisuguse elukalale kippuda. Vaata, tal ei ole sellist minekut. Mingi ämblik ründab mind, et tal ei ole nagu sellist minekut. Vaata, ma panin jalad võimalikult kaugele, isegi kui ma tahapoole, ta ei käi hästi. Ma ei tea, ta on olemas, aga ma sellele mingisugust sellist kiidulaulu siia ei lisa. Aga vaatame, mis siin teha annab. Nii, jalad lähevad siia. Kuule, aga päris raskelt käib. Siin ma võin ka öelda, et täitsa minu kehakaal on siin taga. Kuule, väga selles suhtes, et ja ega siin jalale nagu väga suurt sügavust vaja ei olegi. Töötab hästi, kui sa tahad veel varvastele näiteks. Väga hästi töötab. Päris hea, ma arvan, et ma kolin Vassekuustesse. Et hakkan siin põlvakaks. Mul tegelikult juured on siin, emapoolsed on kõik siin lähedusest Vassekuuste vallast. Aga mis mulle kõige rohkem meeldis, oli see istudes mis iganes asi, vaatame veel korraks. See oli see pink, kus ma ütlesin, et selga venitab hästi. Kusjuures see ka, ega see seljapink ei olnud halb. Täitsa ilus korralik venitus. Nii et, ja ütleme, kui ma tahan rinda veel, siis ma saan seda sügavust. Siin võib-olla jääb natuke kitsaks, aga sellist rinnavenitust põhimõtteliselt saaks. Aga võt see mulle meeldis. Ja jällegi ma nagu ei mäleta, et siit lähed ette. Tõmme ja lähed ette. Tõmme ja lähed ette. Ma ei tea, täna hakkab sadama. Kuidagi õhk läheb üle paksuks. Täna on siis 8. juuni 2026. Nii, selline. Päris hea. Minu poolt jällegi kas või see sama pinki, kui see sul olemas, kõhulihas saad teha selga. Siin on, ütleme, suur osa on ikkagi põhirõhk on seljal. Seletõmbe puhul ja siis seljatõmbe puhul, aga kõik muud asjad, ütleme, mingid siin samas servas saad teha. Ütleme nii, et näitame siis ikkagi välja, näed. Et siit selle raami küljest alla ja üles, alla ja üles, alla ja üles. Küünanukid kehast kaugemal, rinnalihas töötab, sest seljale rinnale, et päris palju asju saab ikkagi ära teha. Triitsepsile saab ära teha. Ja siis, kui sa siin kandis elad, siis ma arvan, ega labidas ja kirves ei ole ka sulle võõrad. Et siis natuke biitsepsile pärast koksid veel mingid puid. Et sõbrad, käige ringi, avastage. Kindel soovitus Vassekuuste vana koolimaja hoovi peal. Siin on korviplatsid, jalkaplatsid, sellised võimalused ja ma ütlen päris ausalt oma kogemustega siin selles saalis ma saaksin oma trenni tegelikult ära teha ilma suurema virinata. Mul oli kunagi leevakas oli selline, et 3 punkti meestega, korvimeestega. Korvimeestega mul oli niimoodi, et 10-7 läksid niimoodi sisse 3. Et see nurk oli õige. Aga ma ei ole palli käes hoidnud mingi korvi, ma arvan, mingi 20 aastat vähemalt. Võib-olla isegi rohkem. Ma arvan, et isegi rohkem. Kooli ajal olid meil need korvid ja vaata nüüd. Ikka oleks tahtnud, et sisse läheks. Ja see on nüüd see osa, kui sisse ei lähe, siis ei saa öösel magada. Jee! Kalevi vennad, minge harjutama. Aga käige ringi avastage, olge tublid järgmiste kohtumisteni.